Tere! Mina olen Timo, ma olen Mobilabist ja ma räägin teile täna liitreaalsusest. Ja ma alustan sellest, et kuidas me sinna üldse jõudsime ja siis ma toon lihtsalt mõned näited, et milliseid projekte me oleme teinud seoses sellega, et siis võib-olla te saate siit ka inspiratsiooni kaasa. Ja esiteks on see, et meie mida me Mobis teeme, et üldiselt me oleme digitaalsete toodete disaini ja arendusagentuur, aga meie idee on see, et me tahame luua dialoogi inimeste ja robotite vahel, et me tahame kogu seda tehnoloogiaga suhtlemist lihtsustada. Ja see siis natukene sundib meid ka mõtlema kastist välja või siis vaatame natukene tulevikutehnoloogiate poole, et mis praegu ei ole võib-olla üldiselt nii kättesaadavad veel, aga et lihtsalt mängida nendega ringi ja otsida uusi võimalusi. Ja see tõi meid umbes 7 või 8 aastat tagasi liitreaalsuse juurde, mis siis on reaalse ja virtuaalse keskkonna kombineerimine. See on väga ilusad keerulised sõnad, aga mida see päriselt tähendab? Et siis päriselt on see, et võib-olla kui me jätame selle tehnoloogilise aspekti näiteks kõrvale, ja kõige lihtsam on siis tuua näitena visuaalset liitreaalsust. Siis kujutame ette, et teil on kodus mingi taim, see kasvab, aga ta veel ei õitse. Ja siis jubedalt tahaks teada, milline ta tegelikult välja näeb, et kui ta õitseb. Ja siis me vaatame seda taime ja nüüd see füüsiline taim, sinna ilmub siis digitaalne lill või lilleõis tähendab peale niimoodi, et ma näengi, et milline see on. Et see on siis selline võib-olla käega katsutavam näide. Ja siin on pildi peal üks näide, et kuidas on siis digitaalne hunt ja siis on ta pandud füüsilisse keskkonda. Ja see on Dubai Expo 2020 Visit Estonia paviljonist minu arust. Aga et me jõudsime 8 aastat tagasi sinna liitreaalsuseni ja siis me hakkasime esialgu sellega katsetama, kuna ta oli pigem selline tehnoloogiline tööriist ja ta ei olnud eriti kättesaadav ja seal ei olnud eriti palju kasutusjuhte, kus me oleksime näinud, et ta lahendab mingit probleemi. Aga nüüd on see tehnoloogia edasi arenenud ja ta on saanud kättesaadavaks nii lõppkasutajatele kui ka firmadele ja me oleme siis leidnud mingid valdkonnad, kus tal on mingisugune väärtus. Et siin on siis välja toodud, et see on turundus, siis sündmuste organiseerimine või igasugused sündmused ja hariduses, kultuuripärandis ja tootedemodes. Nii, aga alustame siis tootedemost. Ütleme, et te tegelete müügiga ja siis te müüte ufosid näiteks. Ja siis on niimoodi, et tõenäoliselt on juba keeruline kogu aeg neid ufosid kaasas kanda, et ilmselt nad ei mahu seljakotti ja transport, näiteks mingi lähete kuskil Saksamaale messile või midagi, et see et tekitab teatud tülikust siis. Aga nüüd, mida see liitreaalsus võimaldab teha, on see, et kui ma vaatan näiteks seda ala siin läbi enda mobiilikaamera, siis ma saan panna selle UFO siia samma ruumi ja siis ma saan aimu sellest, et kui suur ta tegelikult on, mida ta võib-olla ka teeb, see oleneb nüüd, milline see mudel seal on. Ja see võimaldab mul presenteerida seda toodet ilma, et ta tegelikult oleks mul füüsiliselt olemas. Nii, et need parameetrid oleksid õiged. Ja näiteks võib-olla siis kui maa peal tagasi tulla, et siis parem näide on saunamajad. Et ei ole vaja neid kaasa viia, vaid neid on võimalik presenteerida, et näiteks panna siia sama ruumi ja siis vaadata, kui suured nad tegelikult on või et mis seal sees on. Üks firma, kes ka kasutas sama asja, millest te olete võib-olla kuulnud, on IKEA. Et neil on tehtud lõpptarbijale suunatud liitreaalsuse lahenduse, kus sa saad selle mööbli paigutada enda tuppa ja põhimõtteliselt planeerida endal selle toa niimoodi, et sa näed, kuidas need toolid ja lauad täpselt on just teie toas. Siis
kui me läheme nüüd edasi, enne ma rääkisin sellest Dubai EXPO-st ja siis siin on QR-kood sellele samale veebilehele, kus te tegelikult saate neid samu mudeleid ka vaadata liitreaalsuses, kas siis siin või kodus. Ja seal oli niimoodi, et see eesmärk oli kuidagi nagu Eesti loodust sinna kaasa viia, aga samamoodi, et see tekitab natukene probleemi, et tegelikult elusaid karusid ei hakka ilmselt viima ja üleüldse, et kuidas seda loodust siis edasi anda. Niimoodi, et see ei oleks ka nagu lihtsalt video, vaid et inimesed saaksid, et neil oleks natukene seda vau-efekti, et nad saaksid seda kuidagi integreerida enda keskkonda vastavalt enda vajadustele. Ja siis mõeldi välja selline asi, et tehti ports 3D mudeleid ja neid kõiki siis presenteeriti seal paviljonis. Ja siis inimesed said ise panna ennast sinna karude keskele näiteks ja teha pilti endast koos nende karudega. Teine näide on ka ühest üritusest, kus see oli midagi veiniga seotud, ma ei tea täpselt, mis üritus see oli, aga seal oli selline probleem, et meie kliendil ta pakkus 3 tüüpi veini ja neil oli 1 või 2 sommelied ja nad tahtsid, et inimesed saaksid nende veinide kohta infot ja et see ei oleks päris nagu lihtsalt ütleme, nagu telefonist lugemine selle kohta, vaid et see oleks nagu natukene teistsugusem. Ja siis tehti selline asi, et sa saad endale selle virtuaalse sommelier siia kõrvale, kes siis räägib sulle mingist veinist või ühest neist 3 siis. Ja nad ise olid sellega väga rahul. Ma ei tea täpselt kasutajanumbreid, aga nemad tundsid, et see oli päris hea, sest et nemad ei pidanud palkama nagu rohkem sommelieesid sinna ja inimestel oli ikkagi see tunne, et nende nagu see presenteerimine jäi rohkem silma kui see, et sul on lihtsalt ainult sildid. Nii, lähme siis edasi. Ja järgmine valdkond on haridus. Kuna haridusega on üsna tihti selline mure, et kuidas seda teha põnevamaks või atraktiivsemaks. Või teinekord on ka lihtsalt see, et sul ei ole võimalik visualiseerida mingeid asju lihtsalt raamatus, vaid sul olekski vaja 3-mõõtmelist keskkonda, et kogu seda sisu paremini edasi anda või siis animeeritult. Näiteks ütleme, kuidas töötab sisepõlemismootor või midagi sellist. Ja minu arust siin see QR-kood peaks suunama teid Tallinna Ülikooli lehel, et nendega meil oli koostöö, kus nemad mõtlesid väga mitu erinevat mängu välja, mis oli seotud liitreaalsusega. Näiteks see, et maja peale on jaotatud ära erinevad punktid ja siis, kui sa jõuad mingisse punkti, siis sa näed seal midagi liitreaalsuses. Teine analoogne asi oli meil RMK-ga, kus neil oli nii, et ma ei mäleta, mis matkarada see oli, aga neil oli jõulukampaania, nii et kui sa lähed kindlale matkarajale, siis seal oli ka erinevad punktid ja siis, kui sa jõudsid lõpp-punkti, siis sa said enda kõrvale siis manada jõuluvana, kes siis andis sulle jõulutervituse. Et see oli siis nende selline kasutusjuht. Nüüd haridusega kooskõlas käib tegelikult ka, ma tooksin seal muuseumid, kuna me oleme muuseumitega ka üsna tihedalt koostööd teinud, siis on nii, et näiteks kui me võtame Eesti Loodusmuuseumi, neil on päris palju kivistisi ja tüüpiliselt on niimoodi, et kui inimesed vaatavad neid kivistisi, nad ei ole võib-olla kõige põnevamad, kui see ei ole just geoloog, kelle jaoks on võib-olla kõige põnevam asi. Ja siis on niimoodi, et nemad tahtsid, kuidas nagu visualiseerida neid olendeid, kes tegelikult seal siis kivistise sees on. Ja nendega meil oligi kõige esimene liitreaalsuse projekt ja seal ma mäletan, et oli rüükala kivistis ja siis oli näha, et milline see rüükala siis nagu tegelikult võis olla. Kahjuks mul ei ole mudelit, mis on nagu natukene halb. Aga see
toob meid nagu selle põhiraskus keskme juurde, et no, miks me näiteks seda rohkem ei näe, miks seda ei ole igal pool, et kui see on nüüd üsna nagu kättesaadav, siis probleemiks on ikkagi sisu. Et tegelikult kogu nende animatsioonide tegemine on üsna kallis, et samamoodi nende karude ja kõikide, et see, et neid vaadata ja see tehnoloogiat pakkuda, seda vaatamisvõimalust, see on meil telefonides põhimõtteliselt kõigil juba olemas, aga just, et see sisu loomine on nii kallis ja see on pahatihti see barjäär, et miks seda nii palju ei kasutata. Teine asi on ka see, et sul on võimalus midagi liitreaalsuses teha, ei tähenda, et sa tegelikult peaksid seda tegema, sest väga palju asja saab ka lihtsalt videos ära näidata. Aga lihtsalt mõnikord see annab natukene mängulisust juurde ja siia saab ka interaktiivsust panna, et siis on tal videoga võrreldes mingisugused eelised. Aitäh ettekande eest. Mälupilt minevikust ütleb mulle nagu nii, et liitreaalsus tähendab seda, et ma pean vaatama läbi mingi seadme ja siis ma näen seda hunti teise inimese kõrval. Mitte nii, et ma vaatan, et minu kõrval on hunt. Kas täna on liitreaalsus ikka see samane? Jaa, ikkagi see on kaamera ja ekraanisüsteem. Et need arenevad selles mõttes, et enam ei pea olema see ainult telefon, et see võib olla ka prillidega, aga põhimõtteliselt jah, et palja silmaga seda ei näe. Okay. Et kas te olete mõtelnud kasutusjuhu peale Expo? Et ongi nii, et Expo on nii, et ei ole nagu kõik transpordivad oma jahid üle maailma ühte kohta, vaid kõigil on suur ruum, kus on ekraanid. Jah, ma arvan, et see haakub natukene selle UFO-ga. Et jah, seda saab. Seal siis peakski nagu tehnoloogiliselt mõtlema, et mida ja kuidas me nagu tahaksime edasi anda. Et kas see, et potentsiaalsed ostjad siis nagu tulevad ja ise panevad selle jahi sinna. Või siis on niimoodi, et on terve see paviljon kuidagi niimoodi tehtud, et siin on kaamerad ja siis on näiteks ka ekraanid, mis siis nagu näitavad just, kui see jaht oleks seal, aga nagu lihtsalt hästi paljude ekraanidega. Et see on üks nendest headest kasutusjuhtudest, kus tal on reaalselt ka väärtus, et ma saan aimu, milline see on seal ruumis, kui suur see jaht näiteks on või kui kõrge ja milline ta välja näeb, kui ma kõnnin seal ümber ja vaatan teda läbi telefoni. Kuigi hetkel kindlasti, et läbi telefoni vaatamine on see, et kui see jaht on ka suur, et siis ma pean teda ei ole palju nagu liigutama, et ta ei ole veel enda mugavuses seal maal. Ta töötaks niimoodi mitmekiselt. Mul on ka üks küsimus. Et sa mainisid, et see on ikkagi enamasti üüratult kallis, aga on sul mingisugune konkreetne case study, kus kulu on ennast täiesti ära õigustanud, sellepärast, et liitreaalsuse lahendus on olnud kordades efektiivsem kui mingisugune videoäpp või veebileht. Et see pea olema mobiläbi näide, aga kas või laiast maailmast mingisugune ere näide, kus siis see kulu on ennast nagu igati ära õigustanud ja see on olnud nagu see õige meedium, mida kasutada võrreldes kõige muuga, mis on saadaval. Mul tegelikult on see Maxima näide, mis siin oli. Et neil oli minu arust niimoodi, et see investeering oli ikkagi võrdlemisi väike, kuna me saime selle sisu hästi odavalt tehtud. Ja siis see on ilmselt natukene raske mõõta niimoodi üks ühel, et meil ei ole seda võrdlusmomenti, et milline ta oleks olnud ilma liitreaalsuseta, aga nemad ise pidasid seda väga suureks nagu edulooks endal. Rohkem mul praegu väljaspoolt hetkel mul ei tule pähe mingit muud näidet. Ja, tegelikult natuke teisest reaalsusest ehk siis virtuaalreaalsusest, et tasub alati kaaluda neid. Ma tean küll, et teie organisatsioon ettevõte tegeleb liitreaalsusega, aga tihti tasub nagu kaaluda ka alternatiivseid tehnoloogiaid. Üks nendest väga sarnane on virtuaalreaalsus. Ja näiteks sa sõid selle sama saunamajade näite, et selline ettevõte nagu Iglocraft tegelikult müübki selliseid saunu läbi oma virtuaalreaalsuse, et see ongi nende peamine müügikanal peale selle, et sa saad Noblessterisse tulla ja saad ennast saunatada seal ja nii-öelda nagu katsetada seda ka päris elus, aga põhimõtteliselt Austraaliasse seda sauna ei vii, nii et see on tegelikult selle asemel saadetakse virtuaalreaalsuskomplektid 100% nii-öelda toimib ja põhimõtteliselt väga realistlik tulemus.
näide on näiteks Eesti suuremad kinnisvaraarendajad, kui te lähete omale ostma mõnda korterit, mille hind on seal, ma ei tea, alates 6000 eurot ruut ja võib-olla rohkemgi, siis tihtipeale võite te leida ennast virtuaalreaalsuses nendest samadest korteritest, ja saab samamoodi, et ega seda muidu ei tehtas, kui see nagu ära ei tasuks, et äriliselt, et see tegelikult aitab inimestel teha neid ostuotsuseid, et väga palju tegelikult selliseid asju kasutatakse. Ja liitreaalsuse mõttes siis näiteks needsamad, sa mainisid seda IKEA-t ja näiteks sellist mööbliplaneerimist ja selliseid asju saab tegelikult igaüks ise teha kodus, et mina alati toon seda näidet, kuidas vaidlesime naisega, et kas diivan mahub ära või mahu. Ma läksin mööblipoodi, ma tegin sellest selle 3D mudeli diivanist ja istutasin selle oma tuppa või sellesse tuppa, kus me tahtsime selle panna, näitasin ära, tegelikult ei sobi siia, tegelikult ei mahu siia. Mitte lihtsalt mõõtmete poolest, vaid et see on liiga suur selle toa jaoks. Ja mul oli õigus. Väga hea lõpp. Ma tooksin ühe kommentaari. Et tegelikult üks asi veel, kus on see, et ja sa mainisid virtuaalreaalsust, mida kasutatakse ka, on nagu õppeprotsessides. Ja just selles mõttes, et kui teil on näiteks mingid tööstusettevõtted ja teil on vaja koolitada inimesi, siis on niimoodi, et seda kasutatakse nii virtuaalreaalsust selle jaoks, et õppida, kuidas ma mingi masinaga opereerin, ja teine asi on ka, et liitreaalsus. Ütleme näiteks, et ma tean ühte näidet, kus oli probleemiks see, et näiteks sa hooldad lennukeid ja sinu ülesandeks on käia üle ja vaadata, et kõik kleepsud oleksid õige koha peal. Ja siis on niimoodi, et muidu sul oli lihtsalt väga paks märkmik, aga et siis ma tean, et tehti prototüüp, et kui nagu virtuaalreaalsusega seda, või vabandust, liitreaalsusega, et seda asendada, et sa ei pea seda kaasas kandma ja sul automaatselt siis registreeritakse ära, et jah, see on nüüd koha peal. Nii, jah, palun. Ma tegelikult tahtsin küsida seda, et aga mis need suurimad trendid on selles vallas praegu, või ma mõtlen seda, et põhimõtteliselt nagu see sama näide ka, eks ju, et tegelikult on tehtud juba ikkagi päris mitu aastat tagasi, et kas siin on mingisugust sellist revolutsiooni ka näha või et mis trendid on? Ma ütleks, et hetkel on see ikkagi pigem selline inkrementaalne muutus. Võib-olla nüüd rohkem tehakse seda, et tuuakse neid prille turule erinevate tehnoloogiatega ja siis proovitakse neid prille, et viia neid sellisele tasemele, et nad ei oleks sellised suured silmnähtavad tehnoloogia nagu gadgetid, vaid et neil oleks ka selline, et nad oleksid siis, kuidas ma ütlen, nagu jah, täpselt, et nad oleksid justkui tavalised aksessuaarid ja siis selle lisandväärtusega, siis mida see liitreaalsus pakub. Et ma ütleks, et see on nagu praegu see suund. Ja aitäh selle ettekande eest, et mina olen näinud seda liitreaalsust nii koolis, et tõesti, kui laps värvib oma liblika ära, siis see liblikas ärkab ellu ja mööda klassiruumi liigub ringi, et see tekitab nii palju lihtsalt elevust sellesse tervesse päeva. Või et tõesti, kui õpitakse inimkeha ja tõesti ta tõuseb ja sa saad koorida lahti seda inimest ja igati pidi ja samamoodi muuseumis ja minu meelest, ma ei tea, mis reaalsus see on, aga see, et sa tõesti katsud seda objekti ja siis midagi hakkab veel juhtuma omakorda, et need on alati, et katsud seda puud ja siis ta järsku need lehed, ma ei tea, lähevad seal pungad õitsema ja kõik muu. Et tõesti, see loob nii palju sellist lisaefekti juurde. Aga mu küsimus on võib-olla selle kohta, et te ütlesite, et see on väga kallis, kulukas ettevõtmine, karud siin liikuma panna. Kas tänapäeval tehisintellekt suudab ka juba seda pilti kuidagi luua, niimoodi, et see oleks odavam ja järjest enam oleks võimalik neid ikkagi luua, aga mõistliku summa eest? Ja, kasutatakse tehisintellekti, et luua seda ruumilist sisu. Aga me kindlasti ei ole veel sealmaal, et ilma kunstniku abita suudetaks midagi teha, mis oleks siis niimoodi, et silm puhkaks seal peal. Et hetkel, ma ei tea nüüd, kuidas nagu selle, mis need kõige viimasemad muutused on, aga mingi aeg, ma arvan, umbes pool aastat tagasi, kui ma vaatasin, et siis just see dünaamiline sisu, et kus need objektid peaksid liikuma ja omavahel interakteeruma. Et seda praegu veel see tehisintellekt ei oska teha, et pigem proovitakse lahendada seda, et ma näiteks fotode põhjal suudan teha hästi täpse asja, mis siis aitaks muuseumites, näiteks museaalide
digiteerimise koht, nagu aitaks museaalide digiteerimist. Ma ka omalt poolt ütlen aitäh ettekande eest, väga põnev oli, pani mõtted liikuma. Ma tahtsin küsida veel seda, et ma saan aru, et on selliseid kallimaid meetodeid ja lihtsamaid meetodeid, et ilmselt seda iglusauna on kuidagi nagu kergem liitreaalsusesse viia kui näiteks seda karude komplekti. Ja. Aga kaua sellise, kuidas ma ütlen, kui tahta ükskõik turunduslikul eesmärgil või mis iganes eesmärgil mingisugust sellist liitreaalsusega lahendust luua, siis mis see ajalises mõttes on, et kas see võtab nagu nädala, kuu, mitu kuud, et kaua ühe sellise lahenduse loomine aega võtab? Kahjuks olenebki nüüd hästi palju sellest sisust, aga ütleme, et selline lihtne 3D mudel hästi lihtsa animatsiooniga, ma ei kujuta ette, ütleme näiteks mingi käekott, et näiteks ma müün käekotte ja ma tahan, et see oleks minu füüsilisest käekotist digitaalne koopia, mis oleks selline võib-olla mitte kõige ilusam, aga et näiteks, et seal tuleks mingi gaas lahti või midagi sellist. Siis ma arvan, et see on selline vähemalt paar päeva, et siis ta oleks nagu selline valmis, et presenteerimiseks. Aga teine variant on ka see, et maailmas on juba tehtud hästi palju 3D mudeleid ja on võimalik osta näiteks juba olemasolev ja võib-olla lihtsalt natukene modifitseerida seda ja siis saab kogu selle asja saab päevaga ära teha. Kas näiteks see veini tutvustuslahendus, seal oligi juba valmis mudel, siis kes siis omakorda jutustas, eks ju? Jah, et seal me modifitseerisime olemasolevat mudelit ja me võtsime mingi põhja ja siis tegime selle nii, et ta istuks sinna. Aga see iglusaun, see oli siis, kuidas see tehti? Iglusauna minu arust meie 3D modelleerija tegi selle nullist, sest et siin ka mainiti, et iglu oligi meie klient tegelikult ja neil on küll ka joonised olemas, aga ma ei tea täpselt miks, aga tollel ajal ma mäletan, kui me seda mudelit tegime, siis me tegime selle nagu jooniste põhjal ise. Et nüüd ma ei tea, kas nüüd neil on ka nagu 3D mudelid enda tehnilistest joonistest. Sulle aitäh! Aitäh!